3. detsembril sai politsei teate, et Nõmmel lõi 30-aastane naine enda elukaaslast terava esemega õlapiirkonda. 2. detsembri öösel sai politsei teate, et alkoholijoobes 52-aastane mees tiris oma elukaaslast juustest ja riietest ning hiljem kägistas. Mees lõi ka naise poega jalapiirkonda. 30. novembri hommikul laekus politseile info, et 31-aastane mees lõi oma naist ja alaealist last. Need olid vaid üksikud karmid näited lähisuhtevägivallast, mis on viimase nädala jooksul politseini jõudnud. Lausa 41% Eesti naistest ja 35% Eesti meestest on kogenud lähisuhtevägivalda. Koguni 83% Eesti inimestest arvab, et lähisuhtevägivald on Eestis suur probleem. See olukord on jube iga kord, kui ma neid nädalavahetuse ülevaateid ka sotsiaalmeediasse panen. Mul hakkab halb, kui ma loen neid juhtumite kirjeldusi, lihtsalt hakkab halb. Aga mul ei ole mitte midagi teha, me peame neid avaldama, me peame neid ette lugema, neid nägema selleks, et aru saada, kuivõrd olulise teemaga on tegu. Kahjuks näitab statistika ka seda, et aina vähem inimesi, eriti täiskasvanute hulgas otsib abi. Igal aastal räägime me Eestis lähisuhtevägivallast aina rohkem, kuid olukord seejuures kuigi palju ei parane. Aastal 2023 registreeriti Eestis 10 870 lähisuhtevägivalla juhtumit, millest 3370 registreeriti reaalsete kuritegudena. Aasta hiljem 2024 oli lähisuhtevägivalla juhtumeid 9840, millest 3130 reaalsed kuriteod. Tänavu aastal 2025 on ainuüksi 10 kuuga registreeritud juba rohkem kui 7600 juhtumit, millest üle 2300 on reaalsed kuriteod. Siinkohal tuleb öelda, et pühade hooaeg on alles ees ning tavaliselt teeb statistika sel ajal suure jõnksu ülespoole. Politsei- ja Piirivalveameti statistika näitab, et väga paljud kannatanutest satuvad lähisuhtevägivalla ohvriks korduvalt. Ainuüksi tänavu on 995 inimest regulaarselt abi otsinud. Just korduvat vägivalda peaks tulevikus ennetama täna valitsuse heaks kiidetud viibimiskeelu piirang, mis annab politseile õiguse potentsiaalne oht senise 12 tunni asemel 72 tunniks koduseinte vahelt minema saata. See 72 tundi ei ole tulnud juhuslikult, seda arutati siis PPA huvikaitseorganisatsioonidega, et kui on nädalavahetus, kui on pikad pühad, et üle 90% juhtudest katab see 72 tundi ära. Ja see ei ole ebaproportsionaalselt tõsine meede, et viibimiskeeld lihtsalt keelab vägivallatsejal ühes kohas viibida, ta võib minna mujale, kui ta just kainestusmaja ei ole viidud, mingil muul põhjusel kinni peetud. Taro rõhutab, et 72 tundi on maksimaalne aeg ning seda rakendatakse vastavalt olukorrale. Seda on võimalik kasutada olukorras, kus oht on füüsilisele vägivallale ning see ei tähenda, et inimene, kes on saanud ohvri läheduses viibimiskeelu, on terve aja võimude järelevalve all. Pillet Sopp-Pagan sõnab, et see on tõhus meede, kuna vägivallatsejad tegelikult kardavad politseid. Nii nagu vägivallatseja ise kasutab võimu ja kontrolli oma enese kehtestamiseks, nii neil on väga selge, et kes on hierarhias järgmine, kes on kõrgemal positsioonil, kellele tuleb alluda või muidu juhtub midagi halvasti nende jaoks. See on oluline just nimelt selleks, et ohver saaks olla oma kodus, koos oma lastega tavaliselt, mõelda välja, mida selle eluga peale hakata, millised asjad juhul, kui tahab ära liikuda, siis korrastada, võtta kaasa või siis esitada avaldus pikemaks lähenemiskeeluks. Kahjuks teame me ka seda, et keskmiselt läheb lähisuhtevägivalla ohver tagasi 8 korda. Et ma kujutan ette, et ka selline 72-tunnine ajamõõde spetsialistidel võimalik toetada seda traumeeritud inimest. Loodetavasti suurendab ka seda võimalust, et meie hulgas on vähem neid ohvreid, kes tagasi kukuvad. Samasugust meedet kasutatakse ka Lätis ja Leedus. Seal, kus juures on võimalik viibimiskeeldu määrata ka tunduvalt pikemaks ajaks. Ometi leiab meie justiits- ja digiminister, et täna heaks kiidetud seaduse muudatuses on mitmed vead, mis tuleb nüüd Riigikogus parandada. Me toetame viibimiskeelu pikendamist, aga see eelnõu tuleb ikkagi korda teha, põhiseaduspäraseks teha. Eesti riik peab tagama, et keegi hanges surnuks ei külmu. Et kui seletuskirjas on näiteks kirjas, et see inimene läheb kodutute varjupaika, vabandust, paljudes Eesti kohtades ei ole kodutute varjupaika. Me peame ikkagi tagama ka selle, et ohvrid saavad abi, et lihtsalt riik ei tõsta ühte poolt kodust välja, ei
pühi nagu nii-öelda mantlihõlmad kinni ja minema, vaid et see ohvritele tuleb süsteemselt see abi tagada. Lähisuhtevägivallas ei ole probleem politsei tegevuses, vaid probleem on ikkagi peksja või vägivallatseja tegevuses. Et tema põhiõigus versus ohvriõigus saada kaitset. Et siin mina ütlen küll, et minu prioriteet on ikkagi ohvriõigus, et saada kaitset kiiresti ja tõhusalt. Kuuldavasti on muudatuse jaoks Riigikogu toetus olemas. See pole aga kahjuks ainus võluvits, mis aitab meil valusad numbrid statistikast pühkida. Oluline rõhk on märkamisel. Ma ei arva, et need numbrid tegelikult nii halvad on. Siin peab olema mingi statistiline viga. Ei saa olla. Ma ei usu. Ärge rääkige rohkem. Mul on nii palju muid tegemisi nüüd. Aitäh! See Ivo Uukivi esitatav lause oli üks paljudest Eesti meeste arvamustest lähisuhtevägivalla kohta, mis on anonüümselt kokku korjatud. President Kaljulaidi fond käivitas paar nädalat tagasi kampaania, mille eesmärk on küsida, miks me vaikime. Ehk miks me ei märka vägivalda meie ümber. Kampaania raames võtavad lähisuhtevägivalla teemal sõna mitmed tuntud Eesti mehed. Ma arvan, et Eestis võiks üleüldiselt me kõik küsida enda käest sagedamini või siis esimest korda, kas mina olen see, kes märkab ja reageerib hoolimata soost, vanusest, seksuaalsusest, ametipostist ja nii edasi. Et küllap nii suure mure korral enne ei muutu mitte midagi, kui see nii-öelda märkamine, reageerimine ei saa normaalsuseks meie kõigi puhul inimestena, et politseipatrull ja ohvriabi seda üksi ära ei lahenda kahjuks. See on asi, mida tegelikult me väga vajame, et inimesed ei peaks ütlema enam või ei saaks öelda enam seda, et me oleme, mina ei tunne mitte kedagi, meil on kõik hästi, see on välja mõeldud probleem ja tegelikult on need üleüldse naised, kes tahavad kangesti ennast kehtestada, kes neid teateid teevad ja tegelikult ei tee hästi sageli, tehakse naabrite poolt, hästi palju tehakse kõrvalseisjate poolt. Zopp Pagan lisab, et järgmine samm võitluses vägivalla vastu saab olema vaimse vägivalla karistamine, sest kuigi sinikas võib olla paremini näha kui vaimne trauma, esineb vaimset vägivalda Eestis aina rohkem.